Tere! Kes meist on see õige eurooplane? Kas mina või sina või tema või hoopis tema või äkki tema või tema? Euroopa tugevus ongi see, et siin elab nii palju toredaid inimesi väga erinevatest kultuuridest. Nii on see alati olnud. Euroopa on olnud mitmekesine ja värvikirev nagu üks suur pusle. Viimase 10 aasta jooksul on Euroopa Liitu tulnud umbes üle miljoni inimese aastas, ehk rohkem, kui on Eestis üldse elanikke. Nad on tulnud nii-öelda ametlikke kanaleid pidi ja selleks, et siinsesse ellu panustada, ja Euroopa on sellega väga kenasti toime tulnud ning leidnud neile sobiva koha. Ka Eestisse on alati tuldud. Keskmiselt on meile tulnud 4000 inimest aastas. Nendest ligi 2500 on Eesti kodanikud ning umbes 1000 on pärit teistest riikidest. Viimastel aastatel on aga Euroopa Liidu lähistel puhkenud mitmed relvakonfliktid, mis on esitanud Euroopale tohutu väljakutse. Sisserändajate arv on järsult kasvanud. Ja nii suurele hulgale on väga raske õiget kohta leida. Tegemist on tõsise kriisiga, millele Euroopa Liidul kerget lahendust ei ole. Samas, Euroopa Liit on alati just kriisiolukorras probleeme tõhusamalt lahendanud. Need uued sisserändajad on suures osas sõjapõgenikud ja varjupaiga otsijad. 2015. aastal ületas nende arv 1 miljoni piiri. Kasv on olnud väga järsk. Nad põgenesid sõjakolletest nagu Süüria, Afganistan või Iraak, et leida koht, kus on võimalik elada. Kui 2015. aastal olid tulijad valdavalt mehed, siis nüüd on põgenike hulgas varasemast enam naisi ja lapsi. Et kõigile tulijatele leida õige koht, see pole vähemalt mitte seniste reeglite järgi võimalik. Ja nii peabki Euroopa Liit otsima uusi lahendusi, mis on arusaadavalt raske ja võtab aega. Ükski riik sellega hakkama ei saa, ega peagi saama. Euroopa saab nii suurt väljakutselt lahendada ainult ühiselt ja meil tuleb jagada nende riikide koormust, kus rändesurve on kõige tugevam, nagu näiteks Kreeka, Itaalia, Saksamaa või meie naaber Rootsi. Et kriisi tõhusalt lahendada, peab Euroopa Liit esimese asjana tagama kontrolli oma välispiiri üle. Teiseks tuleb pagulasi senisest kiiremini arvele võtta ning teha tõhusat taustakontrolli selleks rajatud vastuvõtukeskustes ehk niinimetatud hotspotides. Lisaks sellele aidatakse riike, mille naabruses konfliktid toimuvad, et pagulased ei peaks kodust liiga kaugele tulema ja et neil säiliks võimalus koju naasta. Nii püüab Euroopa Liit aidata näiteks Türgit, Jordaaniat, Liibanoni. Samal ajal on muidugi vaja otsida otsustavat lahendust ka nendele konfliktidele, mis pagulaste voolu põhjustasid. Aga me kõik peame endale aru andma, et see ei juhtu ei täna ega homme. Samas ei saa Euroopaga käed rüppes oodata. Riskid Euroopale on paraku väga suured. Ühe valdkonna näiteks rändekriisiga tegelemise läbikukkumine toob kaasa läbikukkumise ka teistes valdkondades. Näiteks võib see lõpetada Schengeni vaba liikumise. See võib Euroopa Liitu märgatavalt nõrgestada suhetes Venemaaga, see võib kahjustada kõigi riikide majandusi, tekitada omavahelisi konflikte ja nii edasi ja nii edasi. Just sellepärast peavadki kõik Euroopa riigid üheskoos lahendust otsima ja sellega leidma.